See oli tänavu suvi, kui ilmad kangest kuumad olid ja maa ühe päeva medelsi konsumitreppist üles läksi. Üks tüdruk läks ka mu ees ja tal oli selgas. Ma pole aru saanud, oli tal midagi selgas ka, sest ahtrilauad olid nõnda paljad, et kaared üsna paistsid. Ja mul vedas illuminaatorid uduseks ja kui poleks Juhaned olnud, oleks ma 3 päeva teedmata kadunud olnud. Juhan on mu naabrimees ja sõbramees ning me ei olnud taaga palju seeduse vastu võtnud ja kui vanamoru lautast tulnud ning medel peale sattunud, siis jääb mida teise lugemise jaoks ka, kui sa must õigesti aru saad. Ja ma võin täiesti ütelda, et kui Riigikogu mehed oleks mede parandust kinnitanud, siis ei oleks medel Euroopa Liitu mitte taris minna olnudki, nad oleks ise siia tulnud. Vaat Juhan on eluaeg masinate mees olnud ja ta muistab nii peenikest tööd tehja, et põledas ühe korra kõik oma tööriista tee, sennepärast, et nii peenikest tööd, mis ta tehja oskas, enam lihtsalt ei olnud. Juhan ütles mulle, et taast on ainult üks mees kangem, see on Presevalski, see tegi hobuse valmis ja tal pole see veel õnnestunud. Juhan tahtis 15-aastaselt merel minna ja isa ütles tal sedasi. Sina kuule, mis sulle räägitakse ja ei hakka oma männikud vahel toppima. Kui pantakse palju purju või parras vahel vett rüipab, sina tee, mis kästakse, kui sa üldse meheks tahad saada. Läksid siis merele välja, tuul oli vähe vastaline ka, mehed maitsest õlut ja jõudsid umikuks muhu seanenale, vaatavad, mats kadunud. Hakkavad otsima, ei matsi mitte kuskis pool. Küsivad siis Juhane käest, et ega sa pole matsi näinud. Juhan vastane, mats läks juba eile õhtu üle pardanat vesi veras. Miks sa pole ütlenud? Aga siis kõike tühja asja sa jälle taga rääkida, mis merel juhtub. Teed sa, Juhanil on kalloosist preemiaks saadud sapaga siiamaani autode kirjas. See on tal vähe ise moodi ka. 6. korraga läheb see võtmest käima. Peale 3. käiku, mitte midagi muud käiku ei ole. Ja kui Juhan tahab auto seisma jätta, siis ta tõmbab nöörist, kapot läheb lahti ja motor sureb välja. Ning tagumist klaasid on tal ka toonit, neo veneerist ja autovärvi orantsid. Ja kui noored mehed siik eksivad, kui mõtme sekundiga 0-100 läheb, siis Juhanil asi klaar. Kui ta laupäevomiga auto käima saab, siis on pühapäevaks 60 sees. Ja pidurid on tal ka mehaanilist. Käsipiduri koha peale on vana kajutoru jupp keevitat, sennel on venn ka külges ja et Juhan inseneri mõtlemisega meeso, siis on tal see kadervärk sedamoodi tehet, et pidurdamise jauks peab venna alla suruma. Nõnda, et auto põhjast läheb kõvasilammega 10 sentimeetrit jäme metalljuragas vasta maad, asfaldi peale jääb sennemoodiga laus tuli auto alt välja käima ja küla vahel jääb jälle sõsune kraav maha, just kui elektrimehed hakkaks uut kaabelt maasesse panema. Ühe korra läks asi vähe nihu ka. Juhan pidi äkiste pidurit muljumisest, endine kalloosi aseesimees jäi talle purjuspäega ratta selges häde. Juhan rudjuski täie jõugu pumba peale, käis ermus raks ja Juhan istus keset teed maas, sest ta pidurdamise süsteem oli koos taaga auto külgest lahti murdnud. Auto ise läks oma pead veel 100 meetrit ennem kui Kopli värava taga seisma jäi. Õnneks ei juhtunud mida tullu, sest aseesimees oli tükimaad ennem rugipõldu kukkunud, kui auto taguotest läbi oleks jõudnud männa. A peale seda Juhan enam pidurid ei pane. Senne asemel teeb ta rooli taga nii ermust teelt, et kinnel väheged eluvaim sees, see jõuab täitsa rahulikult teisel poole kraavi minna. Ma ühe korra ütlesin Juhanile, et kuule, joo see autos oli ikka vähe lugu ka. Juhan kermas mulle otsa ja põrudes. Teed sa, milles auto lugu on? Auto on lugu siis, kui vares lennab sõidu ajal ukse vahelt sedamoodi sisse, et tiivast kokku ei pane. Ja mul on üsna ükskõik, mihun see auto pees, et ma perselmaas edas saa. Vaata Juhane, kui hea kalal käia. Sa võid sõidu ajal üsna vabalt ukse lahti tehja, välja minna, metsa all mõne marja suhu pesta ja keha kergemaks lasta. Selle järgi teed paar nobet sammu, istud autosse tagasi ning võid juttu täpselt sama koha pealt edas rääkida, kus ennem poolel jäi. Juhan rääkis, et ta oli ühe umigu vara välja mörda vaatma läinud ja nõnda, kui ta poe juurest suure tee peale
ülese keeras, olid sinivalged tee ääres ees ja pidast autost kinni. Eks nendest peab ju ka aru saama, nad peavad kuidagimoodi oma talveriiede raha välja teenima. Ja Juhanil on trihm peeld lahti ja jõudnud sinna siiski ümber tõmmata. Vaata, kärdel oli eelmise õhtu mingisugune pralle olnud ja eks neid senne pärast kõik puhuma pantigid. Nenda, kui Juhan kinni peeti, nenda kerinud akna alla hüüdnud kohe, et maa pole pidus käinud. Ei see tähendanud medad. Ikke pesteti toru suhu ning kästud puhuda. Juhan teinud korra puh. Ei see ei aitanud. Juhanil kästud sedamoodi puhuda, nad õhupalli täis puhudakse. Juhan pand siis täie paaru peale nenda, et politsei poiss hoidnud ühe käega alkumeetrist ja teisega autost kinni, muidu oleks tuulda tee pealt menem viinud. Aga vastus oli äkka 0-0. Vaata see nagu ühe emaste mehega juhtus. See käis jälle oma vana sigu liiga Saaremaal Õlle-Toobril. Ja et auto pole mitte esimeses nooruses olnud, siis olid polismanid 100% kindlad, et see mees ei saa mitte kaine olla, see peab igal juhul joonud olema. Oligid sedasi, et emaste mees on natust maad sõita, kui aga jälle kinni peeti ja puhum panti. Ja sedamoodi 6 korda järjest. 7. korra aegus oli ta politseile lõpuks ütlenud, et viimane tund aega sisse hingamine läbi nina käinud, aga välja hingamine tuleb kõik toru kaudu. Ja Juhani jauks ei ole tõesti neid torusid mitte päris raidata, sest ta oli omaga sõuke leping teed. Suu teeb ta mihesti magusaks jaanipäeva ja vana-aasta õhta. Ja ennem keerab väimees Juhani autol kõik rattad alt tee, et mitte mingisugust kiusadust ei tekiks ja kui pühad läbi, siis pandaks rattad jälle tagasi, ogid kõik. Juhan tuli tänavast jaanilaupäevta meile. Pudel oli püus ja omal oli suu nii pitkal mujul, et kui poleks kõrvu ees olnud, siis oleks suunurgad kokle peal kokku saanud. Ma küsis, et mis asja sa õitsed? Juhan seledas, et ta käinud Tallinnast tütard vaatmas ja hea meel, et pole peelennas pekse saanud ja püksid jähid ka jälga. Sest seal olnud kinnegi tähtsa asjamehe, kes kuskis poolt väljamaalt Eestis visiidi peale tuli, senne vastu võtmine. Enda, et 8 politseinikku oli olnud 1 ruutmeetri peal ja pommikoerad ammustanud kesklinnas kanalisatsiooni kaivu luukest lahti. Siis vedas Juhan näu tähtsaks pehe tagasi ja teedustas, et ta on nüüd võimule lesemal. Ma küsis, et mis mood sennest aru saada. Ja Juhan seledas, et siis, kui jälle viimati need kohalikud valimist olid, siis sokudanud ta väimes ennast ka ühe nimekirja sabase. Oli selle nimi mehed ei nuta või naised ei jäta, see polnud Juhanil enam meeles, aga nad saidkid võimule. Et keskid oli volikogus jälle teise ameti peale läinud. Kas siis ametnikuks või midagi muuks ning senne moodiga peesend Juhani väimes -2 eelega volikogu liikmeks. Ma küsis, et mis moodi siis see võimalik on. Juhan seledas, et see on väga lehtne. Valimiste aegus pole ta väimehe poolt keskid eeledanud, aga oma naine ja naabrimott olid vasta. Sedast tulebki, et väimes hakkab nüüd -2 eelega uusi seedust tegema. Ma ütles, et miks ta oma ligemisest nõnda sandist räägib, et teine ju küll kaugsõidulaevas kokaks olnud ja sõsustel laiuste kraadide peal sõitnud, kus jälle ajavahe nõnda suur oli, et isade emade päev kokku said. Ning ta muistis ju nõnda keerulist sopi valmis tehjat, sa ei teednudki, et kas sa pead söömise jaoks lusiga võtma või Hiina restoranist pulgat tooma. Juhan arvas, et senne kohta pole tal midagi saanud öelda. Et sösune mees nüüd poliitilist porsi keetma hakkab, vaata senne oda igal juhul maha eeledanud ning sii ei ole seeduse parandusest ka mitte mingit suust kasu. Juhan torises veel, et väimes poiss oleks võinud sõjaväes omal ajal käia, aga katsus seeltki eemal hoida. Vaata, siis oli üldse üks segane aeg. Kremli vanade kodu pole jõudnud Vene kord enam kinni hoida ja julgumad lehvidest see egaspool juba sinimust valgeid. Vaada, mool on see aeg meeles ja easti meeles. Siis vöödi ju neid poisse, kes pole Nõukogude armees enam menne tahtnud, tööteenistuse, vot oli üks õudne värk. Ja naised olid õhtust lõpsi just lõpedamas, kui sootehnik ise kohal sõites ning teedustas, et oome umigu tuleb asenduse lõpsja. Hilda oli kaua lautas tööl olnud ja kui ta seda rõõmusõnumit kuulis, oli tal nenda hea meele tunnustas vasigad jootmata. Aga kui me ei kuuldsime, et see uus asenduse lõpsja tööteenistuse poiss,
Vaata siis jäi mede suu kinni, nad tüdrugu aida uksuveöösse külapoisi eest. No sennest ma saa aru küll, et sõduriks sai sünnida mitte, nagu raamatut kirjutavad. Aga kas see sõduriks sündimata asi lüpsjaks sündin pidi? Vaata sii pidi mei koos vanajumalaga nüüd ämmaemandamaks hakkama. Järgmise hommikul olid käik platsis, keskid pole julgenud kuju jääda. Siis ta tuligid. Ei pealt pole tal midagi viga olnud. Petk vebalik, pisin puudu nena all ja kus siis jälle ma pidi teedma, et sellest ühe korra Johani väimes saab. Meie hakkasin muidu tuurima, et kui lesidelt ta üldse lehma näinud oo. Ta ütles, et umbes 3 meetri pealt, et nendel on kodu ühna suure ekraaniga televiisor. Ja samast ummikust hakkas trall peale ka. Ei, seda ei saaks ütelda, et ta laisk oleks olnud. Ei, vastapidi. Ta oli enda nobe, et kui saa taale midagi seledest, ega tal pole aeg olnud sind kuulda mitte. Ta tegi aga peale, jah, ja kadus oma Punaspataljoni juurde. Ainult, et senne moodiga ta sai teeda, mis tehja tuleb, aga mis moodi tehja? Vaata, sii pidid nüüd jumal ning Ilda arm juhadama. Ilda oli lautas ju kõik see kõrgem, ma ise oli senne aegus karjaguks. Naised seledest jälle poisile, et käikse pealt anna loomdele jähud ette, et ega lehma kohta soo tahvel ja senne peale kirjas, kui palju lööp saab ja kui palju jähu peab andma. Eks ta oli muidud lehtest lugenud, et lehmad lööpsvad vähe ja arvas nüüd senne numbri, mis jähuports oli välja lööpsiks ning jähu andis siis jälle välja lööpsi numbri järgi. 3 kotti läks 4-5 lehma peale, siis olid jähud otsas ja naised pole kohe ka mitte muistnud, et mis asja ne lehmad lõuguvad, nad lössänku mehed toombe väravade vahel. Ei aidanud midagi, tuli omks arvelt loomad ees ühete. Siis sai poisil öeldud, et lehmadelu lööps ka ja seda tuleb käsitsi tehja. Ja ma läksin siis huvi pärast vaatma, mismoodi see asi tal välja kukub. Poisil oli tilk nina otsas, ise sikutab tissi, piim jooseb aseme peale maha ja kiidab sel juures võidurõmse näuga, et 2 tükki on lööpsmise nüüd läbi teinud neo tühad ja preet algus asi ja küll ta varsti naistel järgi jõuab. Eks tal jähid asemed muidud puhastamata. Ma siis ütles, et tehku peale löpsigid, et sii pole ju kuntsi mida, tema roobiga sepp trenni rapuda pärast turvast peale. Ta tegi jälle jah ja läks. Ja siis käis ermus kiljadus üle lauda, ma pani padavais enne. Eks Hilda oli punikud vaatma läinud, kes nende peevade sees poegin pidi. Ja siis ta nägi, mismood see puhastamine käib. Poiss oli võtnud vaakumvooligu, keeranud kraani lahti ja puhastanud asemed seda samati, nad oleks tolmuimega koduväiva pealt tolmu võtnud. Hilda kiljaduse peale tegi punika porti 2 tüki mulligat, keskust ennast rangide vahelt lahti lõugust terve lüpsi vahe heinaverna otsas. Õhtu meelidasim jähuga alla. Ja kui muidu said naised ikka õnnesoovide ajaks kuju, siis enne päeva luges Kirill Teiter Vikerkäes juba lõunast laipast kokku. Ma läksin siis loomi õhtuse lüpsi jaoks karjamal tee aema ja nenda, kui ma laudal lesemale jõudsi, kuuldsime äkist, et mootor undab peenigese eelega, lehmad karjuvad. Ma pani jooksu. Ma jõudsi lauta. Jumaleige oja küll. Poisil oli vaakum nenda põhja keeratkut annab. Liidik, pesine löpsma tulnud mulligas perset pidi löpsi massinas. Poiss hoiab jalad vastu sõime ja peab saredest kinni, et tervet loomatoru sai tõmmaks. Ma siis käradas, et mis lollus sa si teed? Poiss vaadas mulle alt otsa, nad ristlinu poeg ütles, et ta tahtnud medel ülladuse tehja ning kõik 100 lehma ennem löpsi löpsta. Ja ülladust oli nenda palju küll, et liidik tuli pärast seda Kõrgesaare lihakombinaati saata. Sõune koht oli Hiiumaal siis veel olemas. Sest nii kui mootor käima panti, paristas liidik kõik sennemest ta söönd oli lauta mööda laiali. Kiha ei pidanud peale nõukast üleelamist, mida tassi enam kenne. Ühe korra oli jälle häda. Milli ei lase massinad alle panna. Me siis õpetasime, et tema ühe käega saba jalge vahelt läbi üles ja teise käega pesta massin alla. Poiss tegi jah, minekut. Ja mis ta tegi? Senne asemel, et lehma saba lehma jalgte vahelt läbi tõmmata, nad meie õpetasime. Tõmmas ta lehma saba oma jalgte vahelt läbi. Milli hakkas senne peale nõukast lehmaadat tantsime, et piimanõu tuli nad tiibrak kätt üle Pärsia lahe ja plahvades vasigate boksis. Aga vaata, mida moodi ta siiski targemaks läks. Nenda tuli moole ütlema, lehm aeb pulli. Ma ütles, et ei sii pole muud medad, kui jälle tuleb kunstlik seemende välja kutsuda ja poiss tegi jälle jah.
Ma läksin muuturruumi piiluma, et mismoodi see asi edasi läheb. Ta helistas kontori läks laute, pesi lehma ilusti puhtaks ning vedas sinne siis kättepidi puhkeruumi. Kunstsemendaja tuligi, et suur tugev mees, poiss tegi 2 tükki nagi vabaks ja ütles, et siia riputage pentsak ja siia püksid ning ma ei jäta teid nüüd lehmaga kahekesti. Ei tea, mis seal veel oleks juhtunud, kui ühe umigu poleks sõjakomissariaadi Ivan Villi Säkisti lauda juurde sõitnud. Eks nad tulid kadunud kahurleha otsima. Ma sokutasi poisi liidiga koha peal rangide vahele, viskasi oma vasiga nahast kasuga üle ja käskis tal vagavasti olla. Kõik olekski kordas olnud, kui mitte üks kuramuse lepnik poleks oma nina senne toppinud, kus poleks taris olnud. Ta hakkas küsima, et miks te seda looma ei löpsa. Ja Ilda, kes juba niigi ermu täis oli, pistaski poisile massina alla. Sennest, mis edasi juhtus, ma preegigi, et igastahes pole poiss seda välja kannatanud ning andes ennast vabatahtlikult üles. Ütles, et läheb kas või Polarione taha teenima, kus aina emane asi ja emane jääkaru, hullem kui lauta sai sunnimata kuskis pool olema. Aga ma mõtlen jälle sedamoodi, et ehk ne poliitiku tegemist tahtvad, aga üks on kinnel, lehm ja lauto igavest nenda kaua, kui inimesi maamuna peal ringi krängib. Oda, kus kohta ma oma jutuga nüüd jäi? Jaanipäeva juurde ju. Eks vanamor sai aru küll, miks jauks me te eeled laudauksest läbi käisid. Medel oli pudel juba veerendi peal, aga pole vanamor sennes kordes mitte kuri olnudki. Ta tuli meite juurde, leikas veel tomaatist lahti ja pani vorstirattuid taldriku peale. Ja siis me hakkasime Milvid meele tuledama. Sennest on nüüd jälle 2 aastat, kui Milvi maamulde läks, andku vanajumal talle head kerged jälge Peetruse juures siibrid alla ja alt tee vedada. Milvi oli elupäevad haigemajas sanitariks. Aga kui sa senna läksid ja Milvi soole kalidoris vartu juhtust tulema, siis oli ta vähemalt peaarst. Pea oli nenda püsti, et ta pole metsega ka mitte ette näinud. Ja astumine oli tal ermus tehe. Ma ühe korra lugesi üles, ta tegi 66 sammu telliskivi peal ennem kui maha sai. Aga Milvil oli üks viga. Ta armastas napsi vette. Ja ühe korra läkskid kärdile oma sõpranna juurde ning kukkust seal veinisesse muljuma. Kaua sa ikka muljud, sest tärn saab ühe korra täis ka. Nõnda, et Milvil läks süda pahaks ja pada vai kämmergu. Aga see ei olnud jälle sõune kämmerg, nagu me ei nüüd harjunud oleme, et tõmma vett ja täna taevast, et said lahti raskest vaevast. See oli ikka vana sääduse kämmerg, mis oli ukse kõrvas, trepi juures, seal oli loomulik ventilatsioon, tuul käis kenasti läbi ning seda tühendati ainult talvaegus. Et kui see jälle püramiid sul külmaga nenda kõrgeks kasus siia ülese, et sul kanigese kinni hakkas, vaata siis leigati voksaega see torn maha, vöödi kaendlu ja visadi kardulmaa peale, see nägu oli põld ka veetet. Aga sennes kordes oli suine aeg. Milvi sai oma korda ja nenda, kui ta augu pealt kerkis, ehmadas ise ka Nägu oli poole lühemaks jäänud, sest valehambud olid läinud kõik see täiega. Mis sa nüüd teed? Ei aitanud medad. Sõpranna tõi tasku lambi, Milvi ajas pea auku ning seda moota seal madistas, et see pool, mis muidu üleval pool prelllauda ja ajalehte loeb, oli nüüd allpool ja see pool, mille jaoks ajaleht jälle tarise, oli üleval pool prelllauda. 20 minuti mängis Milvi kaevurmatid, siis sai kereld jälle vöngi peeltee ning kui Milvi kerkis, siis ta soenguli sõuki just, kui pomm oleks kadaga pööse tulnud. Mis sai või? Ei midad, Milvi jälle pani hambad suhu ja läks hommigu tööle. Ja vaada, see südant liigutav asi, et mei vanamori käest pole õiende saanud mitte, tegi Juhani nenda ärdaks, et ta hakkas oma noorust meele tuledama. Möös moota oma tulevast noorigut, praegust vanamori siis, semmanel tantsides ja 6 nädalt aega ega laupäõhtu pidult koju saates. Juhan pole rohkem julgunud kui küsimisega, et äga sul külm ei ole. Sennemoodiga saanud tüdrugu kätt katsuda. Vanast oli ju teine aeg, kus jälle uusaasta ei tulnud mitte ennem jõulusid, kui sa must õigesti aru saad. Ja siis ühe õhta, olnud oktoobrikuu juba, nad olid 2 tund aega ühe koha peal tüdrugu väravalappis teise vastas värisend. Ilm oli ju vilu. Juhan ütles, et ta oleks senne õhta eere pealt julgunud isegi musu võtta. Aga nina joosnud nenda erpsasti vett, et untsid on tühna liges.
Ja ega siis sõukses olukordades see nii sõrmte vahelt tatistame ette. Juhan hakkanud jälle taskust rätikud arutama, a rätikuga koos tulnud kogemata taskulamp ka välja kukkunud kiviaja peale ja veerendselt kolinal alla. Ja kui üks plekist asi sedamoodi kolinat teeb, siis tuba seda ei kuule, aga koer toa taha küll. Ja koer on selles peres nõnda kuri, et kui ta pole peeva kedast ammuste saanud, siis läks õhta ise omal kallale. Ja kui Sõune elukas nüüd värava poole tulistas, ehmades Juhan öppas üles ja pestis üle aidade kodu poole. Petkast ühe koha peal seismisest olid isa vanad saapad polisesse enda kinni jäänud, et allad jäidki tsenne samase. Teise ummiga tulnud naabri peremees nende juurde ütlenud, võta oma tallad ja kui sa tüdrukud tahad, võta see ka, mis sa tast muidu külmetad, mul neid taris ei ole. Nende sõnade juures jäi Juhan äkiste vakke. Tõusis siis ühna poisigese näuga mede juurest püsti, soovis eed jaanipäeva ja läks kuju oma nooreks Regit naise juurde. Ja see on ilus õhtu oli. Vanamoor on mul kange, taale peab egas asjas õigus jääma. Kui ta teaks, et ma preetsoolisi jutustas, siis ta paneks mind kevade koos tuhlidega maha. See oli eelmise jõuluaegus. Ma tõi poodest tangu vorsti, omale muidud ka midad, mille ma kruubingi taha peitsi, ning mõtles, et ma tee eige vehese ülladuse, et nõnda kaua, kui vanamoor lautas oma toimedamisi toimedab, prae ma tangu vorsti tee. Ma tegi nende laugud seesse ja pani pannu peale ja nõnda, kui vanamoor tuba sai, oli kohe kisa lahti, et mis plegasa vanamessi pannu peal praed. Ma ütles, et tangu vorsti. Ma tegi augud kõik ennast sisse ja miks jauksa neid nii palju tegid? Ma küsis, et kui palju ma pidi siis neid tegema. Seda ma ei tea, seda ma tea küll, et sa tegid rohkem. Ja kui me ei vaidlema hakkame, siis läheb veerend tundi, läheb pool tundi. Ma tõsta lõpuks keed üles, et olga peal soola õigus, senne peale sirudab vanamoor keenad püssi tiku muu poole ja põrudab. Hiljaks jäid, ma mõtlesin juba ringi. Ja üks on kindel. Kui ma üksi mida tassi valmis tee, siis reegib vanamoor mannipoodis kõikidele, et mei vanamehega tegime. Kui mei midad koos juhtum tegema, siis on selge, et ta tegi. Ja kui mool kipub vahel õigus jääma, siis teedustab vanamoor, et ma pidi üldse valesti kokku pantud olema ning ta peaks ega päev liitri piima tasuta saama nagu vene aegus, sest mooga elamine on tervist kahjustav töö. Oled sa kuulnud, mismoodi vanamoor Tillevaniga räägib? Ei ole. Pane siis kõrva taha. Ühe ummigu keskid helistas ja vanamoor ütles Tillevani siuksed sõnad. Ma ka ei tea, aga ma räägi soole. Ja see näidab naisterahva mõistuse. Ja asja võtti joogid see, et kui sa ei tea ning ikka räägid, siis on selge, et sa teame, sa räägid. Ja televiisori pärast käib me teil kogu aeg sõda. Siis ei tohi Tillevon heliseda ning koer ka mitte haiguta. Ning kui pesumassin juhtub parajati sentri vuugima, siis keerdakse hääl nõnda valjuks, et kui ma sealt hakka kuuri alla põgenema, tuleb stormterliibe õue järgi. Ühe korra vaidlesin meis enne üle, kummal medest ennem varbud külmaks lähtvad. Tüki aega võtsime. Ma tõmmase siis jälle pliida ees sokid maha, et vaada, kas juba omidad märki, et keha temperatuur hakkab alla vajuma. Vanamoor pani kohe õilem, et vanamessu kannad ju korpas ning lõhke termus asi. Ja eks ta ole terve suvi klodi peal nurkade vahel unustad kummisaapud jälga ka ning palju see näoks siis tarisu, et jalad hukka ei lähe. Vanamoor ütles, et kõik see param ravi see näoks oo kusi. See pidi kannad terveks tegema ning juba vanast ajast teeda. Ma mõtles senne peale, et sii aidaks äkist sõsunasi, et ma jälle sõida peev otsa praamiga edast tagasi. Sel pole ju mida tehja, raadiot seal ei kuule, televiisorit käima panna ei tohi, et paras olekski palju jälu kämmergus seista, kes aga tuleb, ju sa saad ise aru, ning õhtuks oleks jalad kinad ja titerosad ning pehmed peale kauba. A mool oma rohi ja ma läksi kuuri. Ja kui ma tuppa tagasi tuli ja vanamoorile oma kandest näitasi,
oli ta imestusegi üsna ümmargune, sest mu kannad olid siled nagu seamunad. Siis hakkas ta küsima, et kus ma jäladega nende ajast korda sai, ta oli ju ka sennega probleem. Ma ütlesin, et see on väga lehtne, senne jaoks on tald lehvija ning naistele müüdaks neid konsumi teise korra peale eraldi. Jah. Oota, kus mu jutt jäi? Ah jah, et kumbkid medest ei saa jälle teisest enne mees surra, sest kenne õigus oleks siis teise kalla lambut terita. Vanamar ütles, et ta oleks ammu pidanud omal kidast teist vaatma ning mind üsna pitka laine peal saatma. Ma ütles, et see senest ei oleks midagi välja tulnud, sest mitte keski ta ei oleks end tahtnud. Vanamor keeras kahuritoru juba moo poole, aga ma pärudas ennem, et kui see teine teed oleks saanud, et sa nii tolguse asjaga kot maa kokku oled elanud, oleks ta su päeva pealt mida õue väravast seesse tagasi kupadanud. Vanamor jäi mõtlema, et kas ma nüüd käsi talle sesse või keerudasin ma senne juttu jälle puulatva nagu ega kord. Jah, vaada, vanasti olid kõik asjad teistmoodi. Siis oli naiste jaoks 2 ajakirja, üks oli Siluett ja Nõukogude naine ja me ütlesin vahest Nõukogude vanaid ka. Seal olid väikelehed sees, naised mannipoodi juures arudest läbi, kes tegi kleidi valmis, kes laskis tehja, aga üks oli kennel. Kremplen kleit pidi sul egal juhul kodu olema. Ei, see oli muidu mooduvärk küll, ainult vaata sui kuuma ilmaga. Kui naisterahvas kiiresti käis, pidas see jälle sedamoodi peeruvahesse kinni, sa pidid teda kogu aeg lahti päästma. Ja meestel oli ju ka tähtis asi. See oli nailonsärk ja nailonmantel ja ma pani ühe korra nailonmantli selga, pareti pähe ja läksi kärdele. Ja nõnda, kui ma bussist maha sai, üks noorik läks kohe mu eest säuhti läbi, jäi siis seisma ja kummardas üsna sügavasti, et oma sukaämblust õigeks vidada, mees pole veel tolnudki. Ma pöördsin silmad kohe, muidu ma oleks jälle 3 päeva teedmata kadunud olnud. A mis nüüd on? Nüüd on igatsugust klants ajakirjast ma ühte nägi, Jeesus, seal olid sõsust pildid sees, et ma julgu neid pimeskid vaatama ette. Ja moeda ka sõsust, et vahel ei saa aru, mis pidi see noorik seal sees on. Ja kui nad püüne peale tulevad, siis nende käimine on sõukad, justkui inimene tahaks ise omali jälge taha panna. Neha, kus poodis naised kõik see rohkem käivad? Mis sa arvad? Ei ole toidupood. Ei ole kingapood ka mitte. No mõtle kingapood Hiiumaal. Seda pole ju enam. See kautati ees enne riiulide peale panti viinad. Nõnda, et hiidlane joo rohkem ja käi vähem. Sa pole välja nuppudanud. Kaltsupoodis käivad. Et sa naadu sennel sõsuse huvitava nime ka pann nagu sekundänd. No mis asja sel sekundiga tehti jõuab? Seal ei saa minuudigagi takkama. See läheb pool tundi ehk 3/4 tundi ka. Ja ega siis seda, mis ta seelt ostab, seda pole ju taris. Aga naisterahval on see tähtis, et ta enne asja, mis tal taris ei ole, 1 euroga käde saab. Vaata, eelmise aasta 1 päeva ma parandasin kuuris parajate pitsud, kui vanamur kärdelt tuli, omal kaval nägu pees ja juba väravaukust edustas, et näe vanamees, ma sai sulle vilauie pintsagu osta 50 krooni eest. Ja ennasilt oli veel külges 2000 sekki ja taskud olid ka lahti läikamata. Ja ma pidi siis oma töös enne paika jätma ning kohe tuba pintsagut proovin minema. Ma hakkasin seda siis selgahema ning tundsi kohe, et see on mulle väike. Kukepintsag, mis kukepintsag. Varrugas lõppes 10 sentimeetrit üleval pool kellarihma reveerid läksid nende laiali, nad varese poja tiivad, kes lendama õpib. Ja kõhu peal sai 1 nööbi suure surmak kinni, ma ütles vanamuril pesta see nööp lahti, muidu ma hingasen ees tee. Vanamur sai muu peal tegeks. Võrudus sa vanamees olid jämeks läinud. Ma ütles, et ma ole egadepidi normaalne Eesti mees ja ei ole mitte süüdi, et Rootsi kuningas oma alamadele süüa ei kähta anda. Nende kõrendite riided saadetakse siis siia, kus moosugust täismehed need omal selgepäevad prässima. Vanamur nähvas senne peale, et ega moole ei saagit midagi selge osta, sest moole pidavat kaela ka olema. Ma ütles, et vaada, see on mul täitsa olemas. Võib-olla pisut jämemaks läinud küll, kui 30 aastat tagasi oli, siis kui me kokku hakkasime, ning kui teda nüüd ei ole, siis sennel on ka oma kindel põhjus. Sa oled seda eluaeg keeranud ning ega asi kulub senne moodigi vähemaks. Ega vanamur ei jätnud mette, ta otsis sentimeetri paela üles ja kamandas mind oma ede ning
hakkas mu rinna ümbermöötu vetma. Sentimeeter näitas 116 ning Vanamor ütles, et nüüd on selge, miks ta ega kuu peab miinuseelarvet tegema, et meie omadega välja tuleks. Ega see ennega ei olnud veel lõppenud, sest Vanamor korraldas mu kappis nüüd tõsise revisjoni. Ta ju enne katsupoodist kogu aeg mäed juurde toonud, kuigi täna mu riidetükkist ma pole neid selge saanudki. Ja senne ummikune sott jäi sõukseks. Et 16 särgist 10 käskise ma lapiteki õmbliadel anda, 5 pintsagust jäi puu peale üks ainam, millel 3 nööpi käik kõhu pealt kinni uladest ning kus sees sai jälle käsi ka liiguta. Üksipaarid jäid käik alles, ainult ühega oli sedamoodi, et luku sai kinni, a nööp enam kinni ei annund, a neid pole Vanamor olnud nõus e-veskamisest neotriibulist. Ja ta ütles, et kes vähegid meesoo, sennel peavad ühed triibulist püksid egal juhul olema, see on moodu värk ning siia ei tähendagi midagi, kui ne ainult kappis riidepuu peal rippuvad. Ja kui ma oli Vanamori seltsis 3/4 tundi e-raiskond ja toast välja sai, siis ma kuulsin, kuidas ta juba telefonis liivid kauples, et see ka ta seltsis lõunasbussi kärdel tuleks, jah, taris oli jälle poodis käia. Kui sa vähegid mees oled, siis sa oled ju oma abielu jooksul kindla peale oma Vanamori suust kuulnud nõukast ütlemist, et sa vanamees oled ikka sega küll. Ning seda ütlemist ma oma Vanamoriga hakkasigid ühe ummigu filosoofiliselt arutama. Ma küsis, et mis üks naisinimene sennega võib mõelda, kui ta mehel sedamoodi ütleb. Vanamoril oli kohe vastus valmis, et mis ei mõelda. Kui naine sedamoodi osunit ütlema, siis on teine omal ollustega senne e-teenind ning rohkem pole si midagi aruta. Ma ütlesin Vanamoril, et nii lehtne see siiski ta ei ole. Sest käikse pealt ei ole siga ju midagi santust teinud. Ta sööb lautas oma lobi ning lööb risti ette, et jõulude tulemist järgmise aasta peale edas lükadakse, kui vähegi ta annab. Teine on see, et asja peab vaatma ka looma kaitsmise koha pealt. Sest ma saa ju sennest sedamoodi aru, et kui niisugune ütlemine on näiteks mu aadressil tulnud, siis sennega olen ma ka midagi moodi loomaga ühe pulga peal pantud. Mis tähendab seda, et mind on kaitse alla vöödud ning mu eest peab kohe hoolitsema hakkama ning muul automaatselt õigus inimlikku kohtlemist taotleda, kui inimest keeles öelda. Vanamor oli natust aega vaid. Ma ootsin nüüd põnevusega, mis moodi ta ennast välja keerudab. Ta tõusis ülese, vaadas mulle otsa ja ütles. Olga siis peale, Maalehe soole lauta aset tegema. Ja egatsugu asja, mis ta kuskist poolt kuuleb, peab ta hakkama kohe muu peal katsedama. Vaada, vanast oli selge, mis arstirohimeski too. Olid tabletid. Seal oli analgiin, aspiriin, pentalgiin, setramoon, pyramidoon oli ka. Vetsid sisse, olid terve. Ja või lõikas sa kuskis pool sõrme, mida katki tegid, siis panti rivanooli või kampripiiridust peal ja see koht sai ka terveks. Ja kolmas asi oli käikse lihtsam. Pudeli peel, mitte midagi muud retsepti ei ole olnud, kui et ennem tarvidamist loksuda. Aga mis sa nüüd kogu aeg televiisoris kuuled? Sa pead ennem tarvidamist apteekri üles otsima, perearstigi nõu pidama. Millal sa senne moodiga siis tarvidama jõuad hakata, kui jälle kõik valged ketlid pead läbi joosma? Vanasti ma teedse, et toidulisandid on sool, suhkur, senep, mädaraigas, mida sösust ikka. Nüüd tuleb välja, et ei ole. Ühe ummigu Vanamer seisis mu ees, ketli taskus, vaadas mulle alt üles nagu trestlennu poeg ja küsis. Vanamees, oled sa söönud? Ma ütlesin, jah, kuhmitilkoogid veel rüibata. Ja siis arudab Vanamor taskust välja sõsuse pisise plasmas junni, millega oleks paras mööbelt kokku panna ja ütleb, veta see on jamps. Ma tegi sammu tagasi ja küsis, et ei, mis jampsi sa mulle aed? Ei, see ei ole jamps, see on jamps. See on tänapäeva toidulisand. Mis need rakud, mis sool jälle kihasoo eluaegas maha käinud, uuesti jälle nooreks teeb. Ega ma pole saanud siis vasta hakata ja ma pidi neid ega ühte sisse vetma. Ja ega päev Vanamor küsis, kas sa möidunud? Aga ma pole midagi aru saanud. Ja siis ühe ummigu ma oli ise loll. Vanamor küsis, mis sa unes nägid? Ja ma ütlesin, et ma lendasin. Näed, sa oogid möidunud.
Vanamor üsna kilkas, sest ainult teismelised nägevad unes lendamist. Ja ma mõtlesin siis, et kui ma pean neid plunnist veel nädal aega sisse käkudama, kas siis vedrudab nii rakutäige nenda nooreks tagasi, et ma pean uuesti käima ja kerjudama õppima. Isennest oli veel vähe. Hakkas see peale ennest, et vanamor teedustas pärast poodest tulemist, et mei hakkame nüüd tubast ümber tõstma, et hea oleks engata. Ja et selle õpetuse nimi on Feng Shui. Ma ütlesin, et isennest sõna lõpust ma sai heast aru, see vene keeles. Vanamor pole seda tähele pannudki. Silma telkist peas, nagu oleks pitsi konjakud ründu tõmmanud ja muudkud seledes raamatpõus. Mool ütles, et sool vanamees on seda Feng Shuit rohkem taris, et ma pidi oma inge puhtuse, sa vaadame sust sõnude poemanne juures õppindu, et ma pidi oma inge puhtuse poolest allapoole igatsugu arvestust olema, et ma pidi valesti ingama ning mede oeteo vale koha peal ja sennepärast, et ta vale koha peal pidi ma öösse läbi kusel käima. Mool ei antud siia aega midagi selgita. Käsk anti käde, et võtta aga voodi otsast kinni, see tuleb teise pidi panna. Et ida on seal ja lääs on seal. Ma katsusin vähe õienda ka, et no mismoodi ma nüüd maga. Ake vahib silmaauku suio päiges ja talve täiskuu ja ma võis ennest töbiseks jääda. Vanamor arvas, et küll ta tuleb, siis aitab. Ma ütlesin, et mis asja siia aidata, kui ma lehe katust mööda keed laiali nagu leinatamm hakkaks koori juhadama. Mis asja Johan Moost mõtleb, kui ta see sust pilti näeb? Aga moo jutt ei möidunud. Voodi tuli ringi tõsta ning senne järgi kapid ja toolid ja saime magamistoa valmis, sõit läks suurde toppa. Sii oli vanamoril kohe selge, et suur söögilaud peab meeter maad seina poole menema. Ma ütlesin, et ma mahu ju enam siis selle otsa istuma. Senne peale vanamor itsides, et see ükskõik, kus pool sa istud, so jalad on ikka moo laua all. Me saime lauaga ühel poole, kui vanamor jälle raamatust järgi vaatas, keed puuseas ja siristas, et Feng Shui järgi on laud liiga kõrge. Laua jalad tuleb 20 sentimeetrit lühemaks võtta ja see pidi maksalutigatele heasti möiduma. Ma tõsti siis eeldi ja küsis, et ma pole ka mitte käikse pisem poiss, et mismoodi ma siia istu. Jalad ees nagu kaugusõppel kogu aeg ja kui ma taha pälvi krõnksu vedada, siis muu pool eer kergib üles ja süldikaus jooseb sul sölle. Vanamor jäi vakka ja lubas maksalutikate jaoks midagi muud välja möölda. Ja siis käis jälle pauk. Kuusko täiesti vale koha peal. See peab 2 meetrit loode pool olema. Ma rehkendasin välja ja küsisin vanamori käest, et see on täpselt soojamüüri kohtas ja kas ma pean nüüd hakkama keset talve ahju lõhkuma. Et ma olen selle tõstmise käikus juba niigid kannatanud. Köht ähvardab ega minut põhja alt ei lüüa. Magama ma julgu minna, sest ma ei tea, pean ma 20 minuti ühe külje peal olema, 20 minuti kõhul ja siis tagurpidi voodis, jalad padi all, nad pardi pojal, et kaua see tola tegemine meite majas käib. Ning kujudad sa ette. Ta pole moo peale vihastamisega senne korra aega hakanud aega raidamegi. Ütles ainult, sind vanamees peab tõsiselt ravima ning ma ei olevat nii kiireteks muutusteks valmis. Et hea küll, teeme kuuse lühemaks, enne panem plita peale, ilmad sujad, aidab ahju kütmisest küll ning verivorstid saab elektriplita peal ka valmis tehja. Ning ühte asja pani ta siis mool käiks rohkem südame peale. Feng Shui järgi ei tohi elu ilmaskit ühte ainemat asja kinkida. Ikka peab 2 tükki olema. Siis tuleb õnn ning hakkab isegi meite katuse all õitsema. Ma küsisin enne peale lamba näuga, et kas ma või nüüd poodi minna. Ja vanamar lubaskid. Ma läksin poemanni juurde ning ütlesin. Mann, kingi mulle 2 pudelda õlut, sest ühe kaupa vanamar enam osta ei luba. See pidi abielu lõhke ahema. Sedamoodi on Feng Shuis kerjes. Ja ei, ma maksan sul välja, aga sa helista nüüd kohe Johanile ja kutsuda siia, sest ma ei ole kinnel, kui ma kuju hakka minema, kas siis moo viiluots paistab enam käde või on vanamor terve maja koos Feng Shuiga metsa alla tassinud. Mann helistaskid. Ma arudasi korgi PLD ning jäi Johani tootma. Kui Johan poodi jõudis, andsin ma Johanile ka pudelipõuse ning ütles, et nüüd tuleb üks hea plaan välja möölda, mismoodi vanamori seest Feng Shui välja suitseta. Medel oli tüki nuputamist ennem, kui plaan A valmis sai ning me tegime igaks juhuks plaani B ka, et kui Feng Shui peaks ise äkist minema või vanamor südam rabandust saama. Ma läksin siis tasakesti koju
Vaatsi veel värava pealt, terve maja oli tuletege särramas, nad Titanicene põhja menemist, ainult orkester ei mänginud. Ma läksi sauna juure, tegi selle ukse lahti, otsisi saunavajast vana ajalehe, mis tuletegemisest oli järgi jäänud ning läksi leiliruumi sisse. See ju ühtlasi pesemisruum ka meid. Ma pani siis kündla aknalaua peale põlema, vetsi lava alt vana vihakontsu, arvutasi sinne lahti ning sidusi omale rootsud tüid ülese poole pehe, ühe vana kaltsu tõmmasi pea ümber, nõnda et ma oli täpselt nagu Mati Miilius kunstinäituse avamisel. Siis ma istusin pingi peale, küünal oli ju akna peal sedamoodi, et väljast küünlavalgus paistis, aga sesse sinna kõrvalt mida näha ei olnud. Ma vetsi ajalehe, jäi ootma, et ühe korra ta niikuinii õue poole vaadab, sest naised hoius õsust, et kui sa kohe nendele silma ei hakka, siis su kisa lahti, kus pool ta nüüd nii kaua on, mis asja ta seal jälle teeb ja millast ühe korra tuleb. Ja siis vanamor vaataski, kardin käis siuh kõrvale ja tagasi ja vähe aja pärast ma kuulsi, mismoodi palkuni uks kolaki kinne visati. Vanamor tuli. Ma vetsi nobesti ämbri ning pani tagurpidi küünla peale, nõnda et väljast pidi sedamoodi paistma, nad tuli oleks ehkustudet. Vanamor jäi seisma. Ja ma kartsi, et ta julgugi tedast tulla. Ma vetsi siis ämbri küünla pealt jälle ja nägi, et vanamor hakkaski ettevaatlikult edast tulema, juskut läheks mööda kivist merepõhju ujuma. Siis ma kuulsi, vanamor jõudis sauna juure, siis ta võttis ja hakkas lingi kallal lögistama, nõnda kui ta sauna ukse lahti pääsis, nõnda ma karjusi Feng Shui! Sauna uks lendas parlartsti kinni ning vanamor pani nõukse ajuga toa poole, et kiviaed liikus. Ma võtsi viha BSD, katsu viskasi ka nurka, võtsi ajalehe käde ja hakkasi lugema. Ning seda ma arvasi, veerend tunni pärast hakkas sireenid uilgama, terve mida õue oli punased sinised massinaid täis, vilkurid peksid tuld sirelipööse alla, nõnda et kukk lolliks läks 6 korda järjest kires ja ju ta mõtles, et ummike viimne päev on ühe korraga kätte jõudnud. Ning siis ma nägin mede konstaabel, ka püstul peus tuleb sauna juure ja see kamandab, tule välja, keed kokla peal. Ma pidasin peenigest. Ta tuli ikka lisemale ning aes selja vastu ukse piite nagu Ameerika filmis ja püstuli otsa lükkas siis sauna ukse vahelt sisse ja kamandas, tule välja, muidu tulistan. Ma ütlesin, minegi sitale poiss. Mis õigusega sa mu majapidamisse lõugama tuled ja mu lehe lugemist segama? Konstaabel ajas silmad suureks, nad naine oleks ta oli just kaksikud valmis teinud ja ütles, sina Karla. Ma küsis selle peale, et kidast sa siis nüüd mõtlest sii mu oma saunas leida? Ta küsis, et miks sa toas lehte ei loe? Ma ütlesin, et toas ei ole enam võimalik, sest vanamor tõstab Feng Shuiga mööbelt ringi, aga sauna tegi ma ristimärgi ette, siia see asjamees ei peesi. Konstaabel näidas teist korda 2 minuudi sees lolle nägu ja küsis, mis Feng Shui? Ma ütles, et mingu tuba ja küsigu vanamori käest järgi ja kui ta õige mees on, siis võtku see Feng Shui kinni, sest kui sõsune küla peale klodima peeseb, siis ei teegi, mis imeloomad siin naistel sündima hakkavad. Konstaabel läks toa poole, ma nägi, kuidas ta veel kamandust seal jagas, nõnda, et see autopark mitte õuest menema vingerdas. Tükk aeg oli toas. Ei mina tea, mis asja nad seal toimedas. Siis tuli ta tagasi, ütles, et mingu ma tuba, vanamor juba odab ja ärgu ma rohkem lolle mängigu. Toho tilla, terve elamine pööratakse pee peale ja ei tea, kes siis lolle mängib. Ma läksi siis tuba ja nägi kohe, et kõik asjad oma kohtas tagasi. Vanamor vaadas televiisorit ja ainult korra tulistas oma 280 silmanurkast. Ja siis hakkas natus aja pärast hoopis teist juttu ajama. Et lapsed pidid nädalavahetusel koju käima tulema, ei tea, kus poole me nad magama paneme. Ma ütlesin, et kus ma tolgus inimene oska seda öelda, et jo sa pead oma juhi ja õped ja Feng Shui käest järgi küsima. No, aitab sennest Feng Shuist nüüd küll. Ma ütlesin, et elden aeg, mind oleks enne so Feng Shui pärast täna õhtu mu oma saunas maha lastud. Aga siis ma vidasin siiski tagasi. Muidu oleks vanamor hakanud jälle tiivanukest külje pealt välja ajama. A ise ma mõtlesin, et mede plaan Johaniga läks aga heast õnneks.
vaada, elu ilma televiisorita enam ette ei kujutakski. Eks me ei vaadame seda televisiooni ning selle juures tulevad igatsugu mõtted pähe. Ühe ummigu näidas, mismoodi õigesti võimlem peab. Noorik oli pisise rätigu peal seliti maas, jälad õhkus, ise liigudes varbud sisse ja väljapoole nad tobunikikideks kõrvuga metsast mäd huvidavat kuulda. Nähja seledab, et see harjutus on kehapõhjalihasele. No mis asi see kehapõhjalihas on? Vaada, ilmakaare too mul selged ning ma hakkasi siis senne kaudu jälge ajama. Et kui on põhjalihas, siis see peab kuskis pool üleval olema. Kui inimene püsti seisab. Ja nii palju mul meditsiinilist mõtlemist arvasime, et ega ei saa see muud ju olla kui kaelalihas, mida vanamoor mul kogu abieluaja treeninud on, kui sa must õigest aru saad. Sest põhja pool pole inimesel ju peale tüha pea mitte kuid midagi. Aga vanamoor tegi mulle kohe selgeks, et kas saab nee siis mitte, ta ju seliti maas. Et ju see keha põhjalihas peab ikka kuskis pool mujal olema. Ja ma võtsin siis teise versiooni ning hakkasi keha järgi arutama. Et kui inimesel on keha, siis see on põhi. Sest kui sul on kõht lahti, siis öeldakse sedamoodi, et keha käib maha või siis, et jälle lööb põhja alt tee. Ja kui sa võrdsal oled, siis senne jaoks hoogid see põhjalihas, mida sa treenim pead, et sa õigel ajal kemmergu jõuad ning ilma rahva ees mõtte pindlikku olukorda ei satu. Ma vaadasi Vene aegus juhtus ühel kärdlemehel, kes ka Karla oli, nõukasi, et ta pidi naisega Tartu tütril külla minema. Et väimehe vanemad olid suurt professorid, siis kamandas naine kodu Karlal maika selge, et see vähe viisakam välja näeks. Muidu pole Karla elu ilmaskid maikat kannud, tal oli kogu aeg soe. Tartus on kõik tiben-toben, aga siis tund Karlale see häda peale. Ta vana meremees tegi laua juures poudiks ja võttis kursi kemmergu juur. Selleks tal muidu meelest et maika selges oli ja mida kauem Karla prellaua peal eestus, seda pitkemaks maika õlapaelad venist. Ja nõnda, et sool on kaks võimalust. Kas sa treenid oma keha põhjalihast või paned pitka maika selga. Ja vaada, televisioonist ma rääkisin, seal ju köökes näitab sult sööma tegemist ka kogu aeg. Ja ma pean ütlema, et sennemaani, kui liha või kala ahju läheb ja sealt välja tulema hakkab, sennemaani ma saa aru. Edasi veetakse laud igatsugu lehtest ja juurigaid täis ja kus hakkab kokasuust nimesed tulema, sa ei saa enam aru, oled sa kodu diivani peal prantsuse keele tundis või ligud kuskis pool palmi all, kus kalmaarid ja seso juure laua peal kodivad. Ja kui meie oleme siis edasi harjunud, et sa paned pitka poisi ahju, siis sa paned ta pärast ka täies pitkuses laua peale ja igaüks saab seal leigata nõnda palju kui tahab. Aga nüüd näidab televisioonis, et kõik peab teistmoodi olema. Keikse pealt. Kui sul on kodu veel ümmargust taldregud, siis need võid kohe kööginurka puruks visada, need enam moodis ei ole. Taldreg peab kandiline olema. Ja kui lihakantsakas nendel seal televiisoris ahjust välja tuleb, siis leigatakse senne külgest pisin tükk, pantakse taldregu peale, ümber ringi lastakse mingitsugust kollast plägana, kui jänesel oleks kõht lahti ja siis pantakse 2 rohelist sibulavarti resti üle taldregu ja keikse viimane karneerimine on see, kui kokk oma keed taldregu kohta sitasti purust puhtaks klopib ja senne järgi peab kogu see kraam kaameramehe suuaugust sesse menema. Ja saatejuhid, need katsuvad ka ise kangest asjalist olla, üks teeb laua juures sesust nägu, et muna kloppimine on põnev nagu tseikluse velm, teine lükkab mingisuguse potiahju või kambastab nende samati kokal laua ääres jalgus. Miks ma soole seda räägi? Ma räägi senne pärast, et ma pea terve senne aja, mis nad seal köökes jäunamad, vaid olema. Nõnda, et ühestki taukust ühtegi piiksu tulla ei tohi, sest vanamoril on kõrv kikkis ning tähtis nägu pääs. Kui ma küsin, et mis asja sa sennest targemaks saad, siis käib kohe, ole vait, äkist kuuleb, mida tead retsepti. Vaada, ma rääkenda see, et vähemasti viimase 5 aasta jooksul ei ole sealt ühtegi tead retsepte tulnud, sest ma hommikusöök lahendaks ikka muna, kilu ja leibadega . Pudru tegemist näidatakse seal ju ka vahel. Ainus pudru, mis ma söö, on rukki ja pudru, kus sa võisilma seesse saad panna või paned siis nende samati apud piima peal, nagu vanasti see asi käis. Aga nüüd sel ajal
pead sa ainult õige leppima, sest õige tapud piima nüüdsel ajal ei ole. Ja kui sa mõtled, et tood poodest paki ja lased piima lapuks minna, siis ma ütlen sulle, et ennem hakkab kipskuju sitale, kui see piim hapuks läheb. Vanamor soovides mulle mingitsuguseid näljaviljapudrusid süüa, mis kangest tervislikud pidid olema. Aga ma pole hakanud nendega mitte mängimagi, ma tahan oma kõhtu täis süüa. Ja teed sa, mis ma ühe päev avastasin, kui ma poodis käisin? Selveri noorik sättis riiuli peale just sõsust präänikuid, mille nimidus oli Reekemata lugu. Ja ma usu, et varsti teetakse niimoodi ka koerdele ka uus söömakott, mis ei ole enam tsapimette, vaid send otsides. Vaata siia jälle mõni aasta tagasi käis veel see Miljonimängu saade. Ja viimaste valimiste aigus üks partei rääkis ka kogus aeg, et egale ühele tasuta kõrgem haridus. Ma olen kategooriliselt selle vastu ja ma kohe räägi ka sulle, miks. Senne Miljonimängu saatesse kutsuti üks viluloog. Ma vaatasin raamatust järgi ja viluloog tähendab seda, et ta peab heast eesti keelt muistma ja seda lastele ka õpeta oskama. Vähemasti teadma, mis üks või teine sõna tähendab. Ta käest küsida esimene küsimus, mis asi nagaan. Noorik jäi mõtlema ja kohe blendri ka, sest ta arvas senne mütsi olevat. Ja naerase tööstusõnnil lugu ma ise nägi ja kuultsi. Teise küsimusega läks asi veel hullemaks, kui taheti teada, mis asi raklaanlõige on. Maale meeste rahvas ning isegi ma tean, mis asi see on. Ta oleks ere pealt arvanud, et need vist on püksid, mis alt laiemaks lehtvad. Ütle nüüd mulle, mis asja sõsun lastele õpetab, kes umigu omal nagaani pähe tõmbab ja raglaanid jälga aeb. Ühe õhtu me vaatasime jälle seda naiste vahetust. Vanamor ajas mul ikka peale, et tulgu ma vaatma, siis ma ikka näe ja missugust probleemid inimeste looja. Ma pidi talle ere pealt ütlema, et ma pidi ju soo jaoks üks ainam suur probleem olemagi, et mis sa nende teiste inimeste asjadesesse oma nena pestad. Aga ma jätsi siiski ütlemata ja kobisi ka vaatma, et mis suun asi seal tähendab, kui soole täitsa võõras inimene soo majapedamise sisse kamandakse ja antakse veel 15 000 krooni ka. Ainult senne vahega, et see uus noorik ütleb, mille jaoks seda kuluta tohib. Senne koha pealt on mind eluaeg ju harjudat ning senne jaoks pole moole mitte võõrast naist kööki taris. Oma vanamaalid olema egade pidi korraliku väljaõppe saanud. Vanamoril oli muidud kangest põnev. Alguses saime me üsna rahulikult vaata. Vanamor tegi veel nalja, et ei tea, peaks ka kuidagi moodi senne saatesse saama. Ainult, et ei tahaks kodud mitte kuskis pole menne, vaid senne vahetusega võiks keskid hoopis meitel tulla ja siis võiks maakinnegid juurde läästa lasta, et saabkid vähe rahu, muidu mõtle kogus aeg, et kus see vanamis nüüd on, kas ta ikka pani rattaketi kangemalt peale või larpivad Johannegi jälle poe juures õlut keres. Aga siis ajas mul ühe koha peal hinge täis, kui üks vene mutt pesumassinal seda korki eest kangudes, kus poole nööbid ja 10 sendist koguvad. Kui ne on pükstest välja päästud. Ja siis see mutt seal televiisoris ütleski sedamoodi, et sealt vette ei tuleks, aidab sinna panna mida plastiliini moodi asja, mis pärast nenda kõvaks veab nad metall. Ja vanamor vaadas mulle vilksti otsa, ajas näpu püsti ja teedustas, et pane sa vanamees nüüd easte tähele. Mu hing sai täis. Ma ütlesin, et see pole mingit suun plastiliin, see ju silikoon ja ma tea küll, kui kõvaks see tõmmab ja kui kõvaks see ei tõmma. Vaada, sõsune kunkimine, kus mulle ilmselget asja selgeks hakataks tegema, aeb mu vererõhu nõnda üles, et sennega võib vabalt heinalaka peale hanguda. Ma ütlesin vanamorile, et keikse pealt ei pea mitte ma seda tähele panema, vaid sa ise. Kas saab näemit, et see, kes seal toimetub, on naiste rahvas? Ja kui sa tahad ka sõsusse saatesse saada, siis pead just sa sõuksed asju teedma, mitte ma. Ma tean neid ilma sootagid, ilma televiisorita, ilma selle lolli saateta ka. Ma tõusi üles ja võtsi sojamüüri pealt suitsupaki ja lasi välisukse oma tagant kinni. Kuraamas! Kui ma toppa tagasi tuli, oli vanamoril saade vaadat, nägu rõõmus peas ning rahul ja katsus ma kui juttu üles võtta, et mis ma ikka sellest asjast arva. Et kui oleks ikka hoopis see meeste vahetus, et keskid tuleb siia ja ma lähes enne ja ma ütles, et nenda palju kui ma aru sai, pole ju teada, kes sul uksest sisse sajab. See ju nenda kaua salajus, kui see koht keo.
ja mis ma siis tee, kui ma pea Elda juurde minema. See hakkab kohe hädaldama, et tal on ainult 3 krooni raha kotis, mis ennest, et ega 2 nädala tagant käib Kärdel sõsus soengut tegemas, millele pool kilo lakki korraga peale kallatakse, nõnda, et kui ta juukseid kammida tahab, peab ta ennem oma soengu õhku laskma. Ma ütlesin vanamurile veel, et sa ju ka ei tea, kes mei väravast sesse marsib. Et kui on Juhan, siis pole ta midagi, ta on naabrimees ning tunneb igatsugust tööd. A kui tuleb Reks, kenne käsi ei tõuse isegi, et nõnda palju, et võõrale inimesele teed juhata, sest keedo tal kogu aeg taskus. Jälgu ta ei pese ja kui ta on nädal aega medekatuse all olnud, siis on ais pärast sihandan, et kui ma koju tagas tule, ma pea hakkama tapeete vahetama. Ma ütlesin vanamuril lõpetuseks, et televiisorist on hea teiste apsakuid naerda, aga kui sul omal kodu ne asjad juhtuma hakkavad, ei saa pole siis õnnelik medad. Ja teine asi on see, et meie oleme sooga harjunud omavahel käristama. Juhtub äkist mõni nõrganärviline senne vahetusega sulle sattuma. See aheb peale su esimest eelproovi juba varbat sergu. Nõnda, et katsuma ka siiski ilma vahetuset hakkama saada ja sedamoodi edas ka minna. Ja sa seda pingviinide paraadi ka vaatad. Ega see mind ei huvidagi. Ja ma ega kord sõrad vasta, aga vanamur sõidab mu jutust ülenat Rahvaliidust ennem Riigikogu valimisi ja ma pea ekkagi ta kõrva platsi võtma. A teed sa, seda vastuvõttu aidab siiski vaate küll, sest see loo enamast ikka ühed ja samad näud ja kohe nähja, kui palju vanem mees aasta jooksul, kui palju noorem nase võtnud on. Ja vanamur tahab käikse rohkem muidud seda nähja, mis kenelgi selga soo. Ma ütlesin, et ma või seda juba ette ütelda. Ingrid Rüütel ja Tunne Kelam proua Rahvariides ning teised naised on 2 seltsi, kes on oma õlad nõnda paljaks vedanud, et sivesti paelad paistvad ning teised, kinnel ka õlad paljad on, aga paelad ei paista, sest neid ei olegi. Vanamur teedis veel seda, et palja seljaga pidi üldse ebaviisakas olema vastuvõtule minna. Ma äsi vasta, et kui naisterahvas selja tagant kena on, miks seda pöi siis presidendil mitte näita? Tänav aasta ma nägi ühe sõsuse diplomaadi väljamaalt, kinnele vanajumal oli üsna mihise keha peale moodend. Ega sennest pole ju iseenesest midagi, kui see sedamoodi oo. Aga see naisterahvas oli omal 4 nummert väiksemad riided selga prässind ja nõnda, kui ta presidendile pöuse püstis, nõnda kukkus egamene suur lihatükk tal kaindlalt kleidi ääre peale ja see enam ilus vaata ei olnud. Muidu tos enne andmise juures veel sõsust ettekirjutust ma olen kuulnud, et sa ei tohi presidendi paariga mitte plädisema jääda. Aga mis senne aasta oli? 2 tüki kutsudi välja, ma jätta nimed oma teeda. Mees oli viluloog ja naine oli vilusoov. Mees andis oma tere jäi naist tootma ja jähigi tootma. Vilusoov muudkuid jutustas ja taale pole mette meelde tundkid, et ta ei ole ülikoolis loengut pidamas. Järgmine paar ootas ukselappis, see jõudis vahepeal kemmergu see käia, kui siis ühe korra ka kätt andma peesesid. Eelmise aasta läks üks pingviin kaduma. Vaada, see loo ju sõuke kord, et esmal tüütakse see nimi välja, kenne president ametlikult kutsundo ning senne järgi siis see, kes on abikaasa või nende sammati kaaslane või siis tütar või poeg või kes iganes. Ning siis, kui jõiti mingisugune saadik kuskis poolt sealt nende kõhu alt, ma ei tea, Indoneesiast või maakera järgi vaata, ma ei mäleta enam täpselt, mis riigi oma see oli, üiti välja keskid Penelope abikaasaga. Penelope tuiska Silvese juure, ma jäi vaatma, milles abikaasa tuleb. Ei ole tulnud. Juba kutsuti uued nimed, aga Penelope abikaasad ekka ei ole. Asi hakkas huvidevaks minema ning ma jäi televiisori jäde passima, et millas see Penelope abikaasa ühe korra tuleb. Ülekanne lõppes vanamor läks magama, ma vaatsin igaks juhuks edasi, et äkk näidab hiljem seda Penelope abikaasad. Ei ole näitanud. Eesti televisioon lõpetas öösse poole 1 aegu roheline tabel panti uudistega jätte, aga Penelope abikaasad mitte kuskis pool. Ma mõtlesin siis, et ähku äkis teiste kanalite peal. Kanal 2 tuli kella 3 aegus Võsa reporter ja ma mõtlesin, Võsa Pets lõiab senne mehe kindla peale ülese. Aga siis tuli välja, et see on kordussaade ning Penelope abikaasa ei oleks mitte ühegid valemiga senne peesinud. Väljas hakkas taevas juba vähe elemaks vedama, kui 5 minuti enne 5 hakkas TV3 krimi uudist. Ma mõtlesin, et see on nüüd viimane võimalus,
Penelope abikaasa üles leida, nilbut, mett midagi. Veerend 7 aegus hakkas vanamoor veel kobistama. Mool ei jäänud muud üle, kui Penelope kallis abikaasa teedmata kadunuks kuuluta. Ja siis kerkis vanamoor äkist maa ede ning küsis, mis kurjavõimu asja sa öö läbisi televiisori ees passid. Ma ütlesin, et mis sa õiendad? Penelopel suur õnnetus kaelas. Tal kadus mees juba ennem presidendi vastuvõttu. Ma aitasin otsida, kanalid aitasid otsida, mitte midagi ei tähenda, jäigid leidmata. Ja teed sa, senne aasta pole Penelopet ka enam olnud. Näh muidud need reklaamid. Vahel paremad kui uduveräärni naljad. Ühe korra seledas üks ühna jäme mutt midad kosmodiskist, mis ooda käima peale aitanud ja selles mõttes ikka, et käimise ning liikumise tagasi and. Et kui ta jälle kraanikausi ees nõusid pesi, siis on ennemalt sedasi, et hoia vahepeal ühna 2 keega kapi äärest kinni, muidu tuleb pradinaigus peale, teiste sõnadega inimene kukub maha. Aga ütle mulle, mis moodi sa sedamoodi nõusid pesta saad, kui sa 2 keega ise kapi äärest kinni hojad. Ja siis ta vaada kallistab seda kosmodiski seal juures, seledab, et see ta oli justkui pereliige. Ja sa kujutad nüüd ede, milleks meid elu läinud. Sa venidad omal ühe kummijuraga nad seljakotti ümber ja teed sennest asjandusest pereliikme. Ma küsisin vanamori käest ka, et mis see on asi tähendab? Vanamor nähvas vastu, et see on kindlasti üks tarviline asi, ega nad siis muidu televiisoris ei näidamette. Ja et ta on isegi mõtlenud, et see pole nenda kallis ka, võiks eige proovida, et ta lumigu vahel käikuhad nenda kanged ristluud löövad sedamoodi tuld välja, et pliida alla pole hakatust tariskid. Ma ütles, et sii pole ju midagi imesta, sest kui sa mannipoe ukse juures 2 tund aega tuule käes lahverdad, lehtvad kõik kondid haigeks. Vanamor ütles mulle senne peale, et ta räägi muuga sesustel teemadel, mis mu eest varjul pidid olema. Ma siis uuris edasi, et kui vanamor senne uue liikme perese toob, et ose tüdruk või ose poiss või kinne poolt see laps üldse on, sest moo teada mool küla peal ega tal ju ka ühtegi ei ole. Senne jutu peale käskis vanamor mul vaid olla ja puutee tuua. Õues ma mõtlesin järele. Äkist on see kosmodisk siiski ühna hea asi, sest vaada, kui ta juba so pereliige on, siis on äkist see koht kee, et ma lähe vallamajas ja küsi senne jauks toetust ka, et taga toime tulla. Jah. Ühe päevasi televiisoris reklaamis neid vaada alkumeetrid ning seel panti kangest südam peale, et ühed on amatööride jauks, teised jälle professionaalidele. Ma nüüd mitte aru ei saa, mis moodi see vahet peab tegema. Kas seda professionaalsust võetakse politsei poole pealt? Et kui poiss on just alles mundri selga saanud, siis profiriista ta käde veel ei saa usaldamette, ta peab amatööri jauks mööldud alkumeetri võtma. Vai peetakse hoopis autojoote selmas, et kui sa pole ennem joont päega vahele jäänud, siis sa puhud amatööri alkumeetrisse. Aga kui sa oled rooli taga juba professionaalne viinavetja, siis pead ka profiaparaati puhuma. Või tuleb see hoopis tükis alkumeetrist. Et kui juhi juures on ainult lõhna tunda, siis läheb käiku amatööri alkumeeter, mis üle 1 promilli ei näida. Aga kui on selge, et autojuht juba ühna kõigub ja lolli juttu jääb, siis on tõsisemad riistataris. Ja võta nüüd kenne. Sedas ma mõtlen, et jo see ilmaelus ei üldse üks suur reklaam on ja kuigi sa kõikidest asjadest mitte aru ei saa, vähemalt mõtlema paneb ta su ekka. Asjamehed rääkivad nutu nägu peas, et me joome Eestis ega aasta 12 liitrit puhast alkoholi ega inimese kohta ning sennega ole mei Euroopast tsehhide järgi teise koha peal. Ja siis käib üks ägamine, et me teil on demokraatliku. Vai mis see teine sõna nüüd oli, ei mäleta ka mitte. Seda plahvadust taris. Ma küsin, kus poolt see pauk tuleb, kui püssitoru jälle järgi haiseb. Sest mihi on tänapäeva 3 seltsi. Ühed on need, kes pokki joovad, teine selts on need, kes pokki ei joo, ning 3. on need, kinnel pole aega juua, aga kui aeg oleks, siis teeks suu magusaks küll. Esimese seltsi käikse auväärtsemad esindajad on need, kinnele umigu kell 10 on kohe õlutaris ning alla 2 liitrit plastpudelt silm seledama ei hakkagid. On muidu veelgid kangemad õllesid, mis kohe, kui sa põhja taeva poole kalludad, sulle tiivad annab
ja kui sa palju vetad, siis pead vaatma, et need Ivatsoole koos linnuga pöksa ei tule. Nõuksega ei ole naisterahval mitte midagi peale hakata, sest aina masi, mis tal kuidagimoodi veel sirge seisab, on nimidis sõrm, kuidas ennega õhku raiub, terved maailma maapõhja kirub, teised süüdi mõistab ning iseennast kõik see targemaks räägib. See samuti nagu üks Hiiumaa naine uhkustas, et mis see viin tühipaljas nüüd mehele teeb. Moo õnnis vanamees vettis teda elupäevad, oli terve kuud purigas noore jääserva all. 90-aastaselt vaadas veel tüdrukude sääri ja ennem surma kaanis ennast enda täis, et õiet ei mäletanudki, et melas suri. Teine selts on see, kes joob paremat kraami ning mitte poe ees, vaid baaris või restoraanis. Vaata sõuksel on lips ka ees ning valge pluusa selgas ning enamasti oodal käikse aeg raha ning auto peab igal juhul siip olema. Nädal lõpus paarutakse omal sõuka vinkam sesse, et kare räppab, ja esmaspäeva käik kelle tööposti otsas nõnda kauaks, kui lõunale mentakse. A see lõuna teistmoodi, kui maa ja saa harjunud oleme. See on ärilõuna, kus vutimunade juurde väini kulistakse. Vaada, nõuksega oleks naisterahval midagi peale hakata küll ning nad hakkavad ka, aga see ei pruugi sedas mitte kauaks jääda. Sest enamasti vahetuvad nõuksed mehed naisi nobemini, kui linnaliini buss peetus ja sii pole mitte midagi imesta, kui peres on soolapsed, moolapsed ja meitelapsed. Ning siis on see selts, kennel pole aega viin võtta. Vaada, nii on kes kogus aeg peavad tööd tegema. Sest kodu on 2-3 tükki last ning naine ka, kes miinimumpalgast peab maksimumi välja katsuma pigista. Enamasti on nõuksel mehel mitu ametit. Kui ta on bussijuht, siis ta käib peeste ametis vahetusi tegemas. Kui ta on tuletõrjes, siis ta käib senne kõrvalt kuskis pool ehitamas. Kui ta kütab katelt, siis ta teeb suveniirist või parandab vanade muttide jaoks vanu Vene raadioid. Vaata, sõsust mehed on abielus ning enam jagu jäävadki sinna. Ja väljast poolt naisterahval, kes mehel tahab minna, mingitsugust hakkamist seal ei ole. A nende 3 seltsi juures on ka 2 alamseltsi. Üks on see, kus poole maagid kuulu, see on kinne keikse kangem kraamo linnase kali ja teine alamselts on poliitikud. Vaata, nii käivad muidu senne alla, mis ma see juba nimidasi, kinne lips ees on, aga nendel käib see viinavõtmine rohkem sala ja nende sennest ei tea ma mitte midagi. Vaada, keiks elus maast aegu moo meelest kevad. Ja kui ta ikka soljooniga rõndu tuleb, siis on enda hea tunne südame sees, et umigu ajab linnulaul so ülese, kuigi täisvaardi pole see veel sisse saanud. Varest teeb ka nenda nobeste pesa, et ei pane enam tähelegid, kes talle jälgu jääb. Ühe päeva läks asuse lennuga moost mööda, et lõi moo mütsinoka viltu ja see jähigit vesikaarde pidama. A õiget kevade kuulutajad senne järgi alles tulevad. Saab tee, kes ne on? Ne on nõnda ütelda turistid. Vanasti kutsuti sõukseid proovireisijateks. Ja see nimidus on õigem, sest kui nad pitkalt mandri reisu pealt saare peal jõudvad, siis proovidakse siia igatsugu asju. Tänavu aasta oli ju maajuhtusi just mannipoodis olema, kui buss peale lõunat ette sõitis ning koolilapsed siidripudelide ning õllepurkidega välja vajust. Manni nägu venis pitkaks nagu pensiõppimis kõis, 2-3 tükki murdsid ennast kohe poodi sisse ning esimene mehe hakadis küsis 4 pudelt viina. Mann käskis passi näita ning aes sennega noorel mehel harja punaseks. Poiss ütles mannile fuck you ja et mann inglise keelt muistab, siis ta pani vasta ka thank you. Poiss aes oma, et ta loo kooli lõpetamise jaoks veel 2 eksamit tehja ning pass on juba mitu aastat taskus. Mann aes ikka oma, et ilma dokumenti näitmata algkooli ei saa. Poiss tortsus, kui isa kas läks bussi juurde ning tuli varsti tagasi pisin kaart püus. Mann vaadas seda ning ma nägi, kui nobesti viha lihaleti juurest mannini jõudis. Mann põrudas, kuule poiss, kas sa pead mind ühna tolguseks või? Siius helgelt kirjas, et nimi on Anniga ja tüdrugu pilt juures ka.
Poiss ernus senne peal naerda ning seledas, et mis vahet selo. Nad saavad oma viinad varem viljem ikka käde, Anniga magab Brett bussis ja õhta alles noor. Ja kaua see õhta noor seisis, see kostis mede õue, kuigi poe juure on kilomeeter maad meitilt. Nad olid ju oma piu moodinud poe taha, pisis platsi peale kadagate vahele. Kella 1 aegus öösse reekes keskid ermus nobesti muusikaga võitu. Nõnda, et viisi sellel laulul ei olnud ning ainult rumalad sõnad tulid selgesti välja. Vanamor oli muidu jälle targem ning ütles, et see pidi räpp olema. Ja ma arvas, et jo vanamoril läks vehe viltu, ju ta tahtis ropp öelda. Egastais umigu kella 5 aegu ärkasin ma senne peale ülese, kui üks karjus kennegit Tommi peale, et ja vait raisk! Ning siis oligit vaikus ka. Ma mõtlesin, et ma piilu vähe, mis see olukord seal valitseb. Hüppasi ratta selge ja läksi vaatma. Esimene asi, mis ma nägi, oli see, et 30 märgist oli 80 tähet. Telk seisis ühe vaia otsas pöstinat vihmavari ning selle alt paistis 2 korrust jälgu. Lökke ümbrus oli sõsuni, justkui oleks kiskid kiiruga läster happinud. Ja poetrepi ääres oli sinimust valge lepp, sen mis asi see nüüd on, see sõna jälle ei tule meele, ekstremisti unigusse torgat. Ja teed samu meel läks rõõmsaks, sest kui me te lipp juba sõsuse asja sees lehvib, siis ei ole mitte mingit suust majanduse langust karta, sest see kraam ju põhja ei vaju.